tere tulemast, hea vaataja! Sinu ees on taas 3 valikut, 3 sõnumit, 3 juhatust. Ja ma taotlen, et tänane lugemine, et iga sõnum kannab endas vajalikke koode, et tuua sind kohale oma kehasse, oma ellu päriselt. Et sa teeksid iga päev hingestatud otsuseid, teadlikke otsuseid. Annan sulle nüüd hetke, et vaadata ja päriselt tunnetada igat valikut, mis su ees on. Ja valida see, mis on täna sinu jaoks õige. Kui sa valisid selle esimese lugemise ja hematiidi, siis ennast selle lugemise lainele tuues ma tundsin kohe väsimust ja tuli info, et kui see on täna see hetk, kus sa võtad korraks aja maha, siis see hetk on nüüd siin. Nii et ma palun, et sa paneksid igasugused kõrvalised asjad ära ja tuleksid päriselt siia kohale selleks mõneks minutiks, kui me seda lugemist teeme ja sina seda vaatad. Pane tähele oma hingamist. Ja pane tähele, kus sa oma kehas pinget kannad hetkel. Ja hinga nendesse kohtadesse. Mina seni vaatan, mis kaardid tulevad. Nii, sinuga oli nüüd siuke huvitav lugu, et ma kuidagi väga läksin hajevile. Kui ma hakkasin neid kaarte nüüd uuesti segama. Ja siis ma kuidagi, et me oleme siin praegu, meil on vaja, nagu me teeme seda lugemist, meil on vaja siit nüüd kaarte võtta. Ja siis ma tundsin, et okei, aga lähme sügavamale. Lähme vaiksemaks, tuleme kohale ja ma tunnen, et seda tegelikkuses teeb ka hematiit. Hematiiti ma kasutan väga palju oma kristallireiki töös just maandajana, et kõik see, mida me energiakehaga teeme, et see tuleks keha tasandile ka. Ja sealt tulebki tihtipeale see, et kui inimene tunneb väga tugevalt füüsilisi midagi, mingid värinad või midagi, siis ongi just see, et tihtipeale on hematiid kasutuses. Et kõik need energiat, mis on liikuma saadud ja mis iganes seal kõik veel on, hematiid toob selle kõik kehasse. Ja ma tunnen, et siin sellel lugemisel ongi nagu selline
kiire elutempo või kiirustamine ja sihuke nagu hajevil olemine, et ma tunnen, et see tähelepanu on nagu tõmmatud 10 erinevasse kohta ja igale poole tahaks ennast jaotada, aga mind ei jagu igale poole. Ja isegi siis, kui on nüüd see hetk, et ma puhkan ja ma olen, siis kuidagi ikkagi ei saa, sest et tuleb, mis iganes siis tuleb. Ja me loome seda ise, sest et me oleme harjunud, niimoodi funktsioneerime ja me loome endale kogemused, kus me kogu aeg tõmbame enda ümber selliseid kogemusi, mis nii-öelda hajutavad meie tähelepanu. Et see ei ole midagi, mis juhtub meiega väljapoolt või et ma olen kuidagi selle mingi välise küüsis. Ei, me ise loome seda. Ja siin on jällegi teatud piiride küsimus, eks ju, mis tuleb, et näed, ei, see on praegu minu aeg, ma panen telefoni hääletu peale, ma olen üksi omaette, sest keha vajab seda. Et kuidagi mingite oluliste ja nii-öelda suurte otsuste tegemiseks on tegelikkuses vaja ennem seda vaikust ja seda kohta, kus sa tunned, et nii ma olen nüüd igalt poolt ennast kokku korjanud ja ma olen tegelikult lihtsalt praegu siin. Ja ma tunnen, et see ongi siin sinu lugemisel kõige olulisem, et kutsuda igalt poolt oma vägi tagasi, kas või päeva lõpus seda teha, et sa ei läheks niimoodi hajutatuna magama, niimoodi, et sa veel mõtled tänaseid mõtteid või juba homseid mõtteid, vaid et see magus moment ennem seda, kui sa unne vajud, sa oled täielikult oma kehas. Ja tuleb veel selline pilt, et liigutada energiaid, et justkui seda energiapalli endast liigutada, et kui sa juba silmad kinni paned ja teki all oled ja siis liigutad enda kehas sükest valguse kübekest või valguse pallikest, kuidas sa tahad seda nimetada, ja liigutad seda oma kehas ja liigutad seda nendes kohtades, kus on pinget, liigutad seda nendes kohtades, kus on palju mõtteid, kus on mingi mure ja need on kehas. Nii et vaata, tunneta, koge seda. Elu võib väga kiire olla ja ma tunnen, et need, kes siin vaatavad, tegelikult naudivad seda kiirust ja selles ei olegi midagi halvasti, ma ei ütlegi seda, vaid lihtsalt, et sina siin peal oled rohkem tasakaalus siis. Et isegi kui see kiirus läheb juba mega suureks, siis sinu teadlikkus, sinu kohalolu, sinu rahu iseendas tegelikkuses on see võti. Siin vähemalt. Sellised väga tulised ja väga kiired kaardid. Ja ma teen seda lugemist ka praegu sellisel hetkel, kui on õues natukene pime. Praegu just müristas. Oi, kui mõnus. Vihma sajab. Vaikne tuulekene on. Ja ma tean, et kui sinu elutempo on väga kiire, siis võib olla väga raske neid hetki võtta, sest et kõik just kui põleb ja on kiire. Aga las see olla siin see meeldetuletus, et see põhjus, miks neid momente on vaja võtta, on just see, et teha neid kiire elu otsuseid kaine mõistusega, selgusega, tasakaalukalt ja siuksest mõnusast kehastunud olekust. Et see tunne, et ma tean, kes ma olen, ma tean, mis ma tahan, ma tean, mis siin on õige otsustada. Ja sellised selged, otsesed otsused saavad sündida siis, kui sa oled täiesti kohal, kui sa ei ole laiali, kui sinu päikesepõimik, sinu kõht, sinu seedimine, sinu sisemine tuli, sinu sisemine vägi on sinu sees täielikus tasakaalus. Ja ma loodan, et sa oled nautinud seda momenti siin nüüd ja said
said seda rahu endasse, mida nüüd vaja oli. Ja kindlasti proovi nüüd õhtul, enne kui sa magama lähed. Proovi seda, et sa ei lähe mõtetega magama, vaid sa lähed nii-öelda vaikuses, oma kehas olles, mõnusasse unne. Kõik ilusad sulle. Kui sa valisid teise lugemise, siis siin on sinu kaardid. Keskendudes sellele energiale, mis siin lugemises on, siis ma tunnen tõesti ainult seda, kuidas mind tõmbab nagu ülespoole. Ja praegu kuidagi tõmbab ka kurgu kinni. Et kuidagi siuke tunne on, et nagu tõmmatakse alt infot ülesse. Et siin võib rääkida puhastusest, vajadusest puhastada. Et siit tõmbab nagu üles midagi, et kui ma panen jalad täiesti vastu maad, siis ma esiteks tunnen, et ma kuidagi istun viltud, ma istun sirgelt. Nii, peangi paremini istuma, sirgemalt istuma. Ja kui ma silmad kinni panen, siis ma tunnen, kuidas keha hakkab õõtsuma küljelt küljele, tasakaalustama hakkab. Aga samas ma tunnen, et kui ma nüüd lasin ütleme oma kõrgemal juhatusel, enda tervendajatel tõmmata see energia alt ülesse, siis ma tunnen, et ma niimoodi nagu jalataldadest pea nupuni ja ülesse välja olen nagu siukses nööri, nagu nöör läheb sealt. Ja ma olen nagu ühenduses oma vaimsete teejuhtidega, oma tervendajatega. Ja keha nagu kalibreerib ennast paika või kuidagi lihtsalt istun ja õõtsun. Ja ei olegi mingit muud infot, kui lihtsalt on see, et lasta kehal toimetada ja lasta kehal tasakaalustada. Et kui sina sellesse lugemisse tulid ka hästi nii-öelda keskendunult, hästi kohal, siis sa võid tunda ka, et kui sa lähed kehasse ja paned silmad kinni, siis võid ka tunda, et äkki keha hakkab õõtsuma küljelt küljele niimoodi. Ja see ongi tead selline tunne, et tehaksegi nagu puhastust. Tõmmataksegi jalataldadest ja kaugemaltki veel sealt maatähest tõmmatakse üleliigset infot, mingit energeetilist prahti, kosmoseprahti. Tõmmataksegi täitsa niimoodi keskuse haaval, keha tasandil, emotsionaalsel tasandil, auravälja erinevates kihtides, järjest ülesse, kuni peanupust välja, kõrgem kroon, energiaväljast välja ja puhastusse. Kõik see ebavajalik, võib-olla mis tänasega oleme kuskil kogunud või kaasa võtnud, mingid hirmud, mingid ebavajalikud niidid. Jälle hästi selline enda kehaga kontaktis olemine. Nüüd väga huvitav, mu taotlus seda lugemist ja üldse kogu seda videot alustades oli, et saadagi juhatust ja toetust tänasesse, praegusesse hetke. Ja nüüd juba on teine lugemine, mis on väga pigem tervendav, et väga palju sõnu või sõnumit ei olegi, ongi lihtsalt selline tervendus. Aga usaldame, et ju siis seda on ka meil tarvis. Tunnen, et tahaks seda siit lähemalt vaadata. Siit tuleb sõnum veel keha puhastamisest. Räägin siis siin toiduga või siis kuidagi kergemalt süüa, et keha saab
ennast puhastada paremini igasugustest jääkidest ja ebavajalikust. Ja siin ka isegi, kui ma seda kaarti siin omal otsa ees hoian, et seda vaadata, siis ma liigun nii-öelda üles-alla, üles-alla, üles-alla. Et väga huvitav. Ja mulle jääb siin silma see, kuidas see taim siit niimoodi läheb. See roheline taim siin kaardi peal. Ja see on kuidagi väga õige tunne. See kirjeldab väga hästi seda, mis ma tunnen, kuidas see energia siin praegu üldse nagu liigub. Ja vaata, iga keskus nagu särab. Ja see särab siit keskelt, nii kui üles läheb. Ja sellega tuleb mul meelde praegu see, et käia oma energiakeskuse ruumides. Et siin, ma ei mäleta, mis nädala Reiki videos, mis ma endale tegin, seal ma käisin igas energiakeskuse ruumis vaatamas, mis seal toimub, kuidas seal on, kas seal on vaja midagi puhastada, kas seal on vaja midagi teha. Et siit tuleb praegu sulle ka see soovitus, et energiatööd endaga teha. Ja see saabki olla niisama lihtne, kui et sa lihtsalt lähed oma tähelepanuga sinna keskusesse. Muidugi alati on minu kaugseansi tervenduse ruumi uks avatud. Lihtsalt kirjuta mulle ja saame aja paika panna. Aga siin on jah, siuke kiirtervendus mulle tundub praegu neid vaadates. Ja siin on ka see, et kuule, anna vaikust, et nad saaksid ise kuulda, mis nende kõrgem juhatus ütleb. Et kui sa tunned ka, et tähelepanu nüüd läheb pigem kroonkeskusele ja nii-öelda pealaest ülespoole, siis me võimegi hetke korraks sinna minna ja kuulatada, kas sealt tuleb mingi sõnum meile. Minul tuli nagu selline pehme, soe pai, nagu siuke valge, helendav loor visati üle, selline nagu rahuloor, hästi siuke turvaline ja mõnus ja väga huvitav. Nii, ma võtan siit ühe kaardi veel. Mis sa tunned, kui sa seda vaatad? Mina tunnen siit eriti tema silmi vaadates ja seda kurgukeskust, siis ma tunnengi, et kuidagi selline kurgukeskuse äratus. Et kui ma kurgukeskusesse lähen ja et kas seal hääles on hirmu. Et ma tunnen, et seal kurgukeskuses teatud teemades hääl väriseb. Ja siin on üleskutse oma hääl maksma panna. Väga huvitav. Et lasta oma häälel teha just seda. Võnkuda väljapoole. Väga huvitav. Siin ilma sõnadeta liigub väga palju. Loodan, et sa tunned seda. Nii, ma tunnen, et siinkohal selle lugemisega ma praegu lõpetan. Kui sul tekkis tunne midagi koos vaadata
siis videokirjeldusest leiad informatsiooni, kuidas minuga ühendust võtta ja siis saame juba lähemalt koos vaadata. Kõike ilusat sulle! Kui sa valisid 3. lugemise, siis siin sinu ees on kaardid ja seda esimest kaarti vaadates ma tunnengi, et see, millele fokusseerida, see, mida päriselt vaadata, millesse päriselt süübida, et mis päriselt sinu fookust vajab ja millesse päriselt sisse hüpata, just. Et mis päriselt sinu fookust hetkel, täna, siin, praegu, mis päriselt sinu fookus tahab number 1, mitte number 2, 3, mitte homme, ülehomme. Mis täna sinu fookust vajab? Mis vajab sinu kogu tähelepanu? Mis vajab, et sa läheksid üleni selle sisse? Kas see on mingi maailm, milles sa praegu otseselt ei ela? Ja seda võib väga, väga mitmeti mõista. Aga kui mina seda kaarti vaatan, siis ma tunnengi väga tugevalt, et on mingi maailm. Seda on väga naljakas seletada niimoodi. Aga kui sa saad aru, siis sa saad aru. Et on mingi maailm, mida sa võib-olla nimetad maailmaks või see lihtsalt on täitsa teine maailm, mis kutsub, milles seal on väga palju erinevaid kihte, seal on väga palju erinevaid nüansse, seal on väga palju õppida, seal on väga palju vaadelda. See tahab sinu meisterlikkust. See tahab, et sa astuksid selle maailma meistriks, mis on väga huvitav maailmameister. Et väga nagu krüptilised sõnumid on siin, ma tunnen, aga et kes saab aru, see saab aru. Et ja ma tunnengi, et see tõmbab mind endasse, aga see on selline mõnus, see ongi see, mida ma nagu peaksin tegema, mida ma olen mõeldud tegema. Ja see 3. kaart ongi selline tunne, et see tõmbab, et kui selles maailmas olla, siis see tõmbab täiega nagu kanalisse, see tõmbab täiesti niimoodi nagu, see tõmbab nii tugevalt fookusesse, et see on sinu maailm. Ja seal avaneb informatsioon, mis on unikaalselt loodud läbi sinu tulema meile. Et üks asi on see, mida sa nagu võib-olla õpid selle kohta, kas siis kelleltki teiselt läbi mingi materjali, aga täitsa teine on see, et see maailm avab sulle kuidagi ennast teistmoodi, kui ta kellelegi teisele avab. Ja sinu asi on sealt läbi tuua mingit meisterlikkust meile siia. See on miski, mida siis siin on mitu variantit, kas sind vaadatakse nagu kõrvalt, kuidas sa töötad ja teed ja see on inspireeriv, või siis sa nagu juhatad ka teisi. Aga see on kuidagi tõesti väga huvitav sõnum. Mind kohe täitsa huvitab, kellele see on ja millega see seotud on. Et väga konkreetne sõnum, et ma ei tea, kas siin on olnud mingid kahtlusi või siin on jälle olnud mingisugune hajutatus või siin on mingisugune hirm, aga on miski, mis kutsub enda sügavusi avastama. Ja see kutsub sind, sest et sina oled mõeldud seda sügavust meile siia tooma, näitama, tõlgendama, ma tahaks öelda. Aga siin on sinu enda mingisugune murekoht, haavakoht, ma tunnen nagu kõhus kohe keerab. Et mis see hirm seal on, sellega ma tegeled, et miks sa kardad? Miks sa kardad seda sukeldumist, seda fookust? Et kui siin niikuinii tõmbab see, et mis see nagu takistus seal siis on, et seda võiks lähemalt vaadata.
ja kui sa tunned, siis me võime seda ka koos vaadata, sest et see on väga-väga põnev. Aga ma tajun siin ühte väga-väga tugevat, ühte, see võib olla mitu, väga tugevat isiksust, väga tugevat inimest ja ma ütlen, et need hirmud, mis tunduvad olevat nagu sinu kehas, need tegelikkuses ei ole sinu omad, et seal olekski vaja vaadata, kus need tulevad. Või siis praegu siin kuulates sa juba tunned ja tead ja sulle tuleb see info, et kus kohas see hirmujuur on ja siis on juba sellega hea tegeleda, kui sa seda tead. Aga väga otsene, väga konkreetne sõnum ja ma ütlen, et kui ma need kaardid välja panin ja ma ei olnud veel ise siia sukeldunud sellesse lugemisse, siis ma ei saanud nagu mitte midagi aru. Mu esimene mõte oli, et kas mul ühes kuskil lugemises just ei olnud täpselt samad kaardid, et miks need jälle tulevad. Nii et võib-olla see on miski, mis nagu on sind kummitama jäänud, et see kogu aeg tuleb ja näitab ennast ja ootab, et sa nagu tuleksid ja avastaksid ja hüppaksid. Näed, ma jälle tulen tõde räägin, siis tõmbab kurgu kinni. Et siin on miski, mis täiega kutsub, täiega tõmbab, mingi maailm, kuhu sa võib-olla oled sinna juba sukeldunud, aga seal on veel väga palju kihte, millesse annab minna ja sukelduda ja avastada ja kanaldada läbi. Ja see on väga selline püha, see on väga kaitstud. Et tundub siuke väike ring olevat, kes seda niimoodi meisterlikul tasandil teevad. Nii et väga huvitav, millest siin jutt on. Kas on veel midagi, mis sellel grupil on vaja teada selle kohta? Pühendumine, sügavus, pühendumine, kohalolu, kooskõla, süsteemid, sellised märksõnad tulevad lihtsalt. Inimene on närvis. Närvis on suur sõna siin. Aga keha ja hing teavad. Ja ma tunnen, et siin on osad, kes tõesti ka tahavad seda toetust, et minna seda kõik avastama, julgustust. Kui sa seda vajad, olen ka täiesti olemas, absoluutselt. Muidugi oma piirides, eks ju, et see kuidagi tuli kohe, et ikkagi kõigepealt vaatame, mis see on ja siis. Aga ma tunnen, et siin on midagi, millega ma saan ka toetada. Hetkel ei tule siit rohkem midagi, nii et see on selline otsene ja konkreetne sõnum. Võid mulle isiklikult kirjutada, kui sa soovid mingit tuge, toetust või koos vaatamist või kui sa lihtsalt tahad jagada, et mis maailm see siin on, millest siin räägitakse. Ja kui tahad, võid kõigiga kommentaarides ka jagada, et väga, väga huvitav oleks teada. Aga kõike ilusat sulle!